Koroonaviirus on võtnud palju inimeste elusid, mis pole sugugi naljakas ja see on ka jala alt tõmmanud meelelahutuse tööstuselt, nimelt on ära jäänud Genfi autonäitus ja veel mitmed asjad ja kas see on ka alistanud James Bondi, nagu täna selgus, mida ei oleks küll osanud arvata, kuid naislukssurit ei alista see iial. Täna siis räägime teile uue põlvkonna saanud Renault Capture'ist, mis on siis 2 värvilise kerega, 3 sõidurežiimi endale Ökosport ja MySense. Ja talle on siis sõiduraja hoidmise assistent ja ohutu pikivaja hoiatussüsteem ja liiklusmärkide tuvastussüsteem ja hädaabi teavituse süsteem, kui peaks õnnetus juhtuma. Interiöör näeb väga uhke välja ja palju parem kui mõned teised Renault minu meelest ja 7-tolline puuteekraan on tal olemas multimeediasüsteemi navigatsiooniga ja Android Auto ja Apple CarPlay võimalustega ja 7-tolline siis värviline näidikupaneel, mida seal te näete, aga siis baasvarustuses on see 4,5 tolline ja see 7-tolline, see multimeediasüsteem on ikkagi tänapäeva mõistes natuke väike, et võiks toll suurem olla. Ja LED päevasõidutuled on tal olemas. Aga ja aktiivne hädapidurdusassistent koos jalakäijate jalgratturite tuvastussüsteemiga TomTom navigatsioon uuendab siis liiklusinfot iga siis 2 minuti tagant. Mootori valikus on tal siis 1-liitrine bensiinimootor, bensiinimootorites 74 kilovatti ehk 100 hobujõudu, manuaalikäigukastiga on see, siis on 1,3 liitrine 96 kilovattine ehk 130 hobujõuline automaatkäigukastiga bensiinimootor. Ja siis on 1,5 liitrine 113 kilovatti ehk 155 hobujõudu automaatkäigukastiga bensiinimootor ja diislitest on ainult 1,5 liitrine 85 kilovatti, 115 hobujõudu ja see on siis manuaaliga või siis automaatkäigukastiga. Tema hinnad algavad 15 390 eurost, mis on küll väga mõistlik hind, sest et sageli on nende väikeste linnamaasturite hind ikkagi sinna kõrgemale trüginud ja lõpeb siis 21 790 euro juures ja samuti oli ka Clio hind väga mõistlik, mida me eelmise aasta lõpus siis teile tutvustasin ja selle hind oli siis minu mäletamist mööda 10 800 eurot algin, mis on ju ka väga mõistlik. Selline on Renault Capture, väga hästi õnnestunud linnamaastur, mis sobib kindlasti paljudele peredele. Ja tõepoolest väike kena ja disainil ei ole ju ka üldsegi viga ja disain näeb ka välja natukene selline särtsakon kui mõne teise Renault disain, et minu meelest isegi parem kui Kadjari disain, mis on Kadjar on näeb natuke juba siuke vanaldane välja. Meie kohtume teiega juba nädala pärast. Nägemiseni.